see projekt kooskõlastati ka juba siis Muinsuskaitseametiga ja sellele andis loa ka Otepää vallavalitsus. Ja juhuslikult info jõudis minuni, ma uurisin Muinsuskaitse käest, et miks nii kergekäeliselt luba on antud, siis nemad teadsid, neil ei ole ühtegi leidu sellelt alalt. Seadus lubab sinna ükskõik mida teha. Aga ütlesin, et see on väga kahtlane piirkond, seal on kindlasti leid, sest nemad ütlesid, et ei. Neil ei ole mitte ühtegi leida. Ja kuna asi jõudis ka ajakirjandusse, siis mõningad Eesti detektoristid tulid mulle appi, et seal läbi viia sellised väikesed otsingud metallidetektoritega. Arheoloogid ise üldiselt metallidetektorit ei kasuta, sest kui nemad kusagil midagi uurivad, siis nad teevad ikka kaevandi. Aga siin oli selline hädaolukord, sest ma teadsin ka seda, et niisama labidaga sinna kaeva minna ja mingi kaevand teha, et siis need tulemused on väga tagasihoidlikud, kui üldse midagi me sealt leiavad. Nii, aga ja siis kahjuks siin on nüüd see tiigiala on enam-vähem selle punase joonega, Linnamägi on siin üleval ja see on Linnamägi ja see on siin see kalmistu, mille peal on ka Kivirist, nii et see ala on enam-vähem siin ja siis siin me, kui vaadata, siin me siis käisime kümmekonna detektoristiga, siis no üks pilt veel varasemast ajast, näete, kui ilus puhas ümbrus on. Ei mingit võsa, vaid kõikjal on põllud. Ja see ümbrus oli selline ilus lage, kõik vaba maa oli ära kasutatud siis põllu harimiseks. Ja nüüd 8. novembril, see oli tõesti viimane aeg, kui me siis käisime nende detektoristidega seal Otepää Linnamäe jalavi läheduses ja praegu on aeg mitte enam kõige sobivam siis detektoritega otsimiseks, sellepärast et linnas on väga niiske ja see on porine ja selle pori seest väikseid esemeid üles leida on päris keeruline. Peale selle on ju seda valget aega väga vähe. Nii, et aga see käik oli üllatavalt huvitav. Muuseas, iga väikese labidaga tehtud augu nad ajasid kinni, siin on tegelikult mutimulla hunnik. Et need ei ole siis läbivõtsitud kohal. Ja no muidugi iseenesest igasuguseid leide tuli sealt rohkesti. Aga me võtsime üles ainult need sellised leiud, mis võiksid olla muinasaegsed, mis on terviklikumad või siis keskaegsed või ka veidi hilisemad, selliseid lähimineviku leide ja igasuguseid rauatükikesi. Me ei tea, millest need on pärit, neid üldse üles ei korjanud. Kokku me võtsime 45 leidu, mida esitada Muinsuskaitseametile. Sest asi on selles, et neid rauatükke, mida me määrata ei oska, mis esemest ta on pärit, neid on kõik põllud täis. Enamasti on nad 19. 20. sajandist ja kõigepealt meil ei jätku nii palju konservaatoreid, kes neid ära konserveerisid ja siis neid vajab ju hoiustamist. Et see on tõsine probleem. Aga umbes 10 eset on ka siis muinasaegsed, tähendab siis 11. või 13. sajandist ja siis ülejäänud on keskaegsed või hilisemad. Üks selline ilus muinasaegne leid on selline hoburaudsõlg, mis sealt välja tuli. See võiks olla siis 12. sajandist, 13. sajandi algusest. Siin on mõned võrdluseks, mõned selleaegsed hoburaudsõled, mis on Otepää linnused, varasemal ajal välja kaevatud. Ja sel ajal eestlased kasutasid neid sõlgi ühelt poolt ehetena, aga teiselt poolt olid nad rõivakinnitusvahend ka. Nii et neid siin särgikaeluse kinnipanekul siis kinnitamisel kasutati ja sõba pandi ümber ja sõbati sõled kinni ja nii edasi. Need on nüüd 12. 13. sajandi siis hoburaudsõled, mis on linnuselt saadud. Aga nüüd võrdlusena linnuselt on saadud ka hilisemaid hoburaudsõlgi. Need on 13-14 sajand, siis kui juba kivilinnus. Ja ma olen selle linnuse materjali juures siis
leitud päris ridamisi selliseid Eesti talupoegadele iseloomulikke